Tere hommikust, käes on esmaspäev ja on uus vlog. Ja ütleme nii, ma olen 3 päeva, nüüd täna on 4. Terve reede, laupäev, pühapäev ja nüüd täna esmaspäev. Võidelnud sellega, et mul on kõrv lukus ja see on juba piin. See on nii ebamugav. Mul on raske olnud trenni anda, sest ma lihtsalt ei kuule muusikat, ma ei kuule, mida inimesed küsivad, see on õudne. Ja mõtlesin, et okei, kui ikkagi 3. päev on juba käes, ikka pole paremaks läinud, ma olen kõike teinud, nagu kõike. Et siis on aeg minna ja tegeleda sellega. Nii et mul on täna erakas ja peale seda ma lähen siis Ülemistesse. See on selline koht nagu valvekliinik ja seal saab siis nii-öelda kõrvu puhastada. See maksab 30 €, aga suva. Et lähme teeme selle puhastuse ära, siis ma loodetavasti saan jälle kuulda selle kõrvaga. Ma sellega üldse ei kuule. Ja kas te teadsite, et teie vasak kõrv on see, millega te nii-öelda kuulete asju nagu kõige paremini. Et parem kõrv ei ole. Näiteks kui te kuulete muusikat, siis alati vasaku kõrvaga te kuulete rohkem ja nagu detailsemalt kui paremaga. Ot, nii et sellepärast mul ongi see, et see on minu working ear, you know. Ühesõnaga jah. Ja siis ma olen tagasi Freeflow'sse ja täna on meil show hip-hop. Me just lõpetasime ja nüüd ma jooksen ruttu auto peale ja sõidame Ülemistesse. Ja parem oleks, et seal ei ole midagi sellist, et siin on üldse põletik. Mõelge, kui nii juhtub hoopis. Okei, nii. Ma pean tundma jälle seda tunnet, mis tunnen kuulda mõlema kõrvaga. Let's go. Saingi ära käidud ja ma jälle kuulen. Ma olen 4 päeva kuulnud ühe kõrvaga. Aga reaalselt ma ei saa aru. Ma eile õhtul vaatasin spetsioon, et kaua see sõidab nagu Freeflow'st. Näitas mingi 12 minutit, ma olin mingi, et makes sense. Ja siis jõuan autosse ja näitab 21 minutit. Ja ma olin mingi, ma vihkan hilinemist. Ma vihkan seda. Aga nüüd lähme võtame midagi süüa ja siis tööle. Kell on saanud 12 ja on aeg minna magama. Aga ma pean ära mainima, et esiteks, kui mõnus on kuulda 2 kõrvaga. Palun hinnake kõik seda. See on sama vaata, kui sa oled haige, siis sa oled mingi, miks ma ei hinnanud seda, et ma nagu terve olen. See on reaalselt sama. Teiseks. Mul oli täna nii toru trenn. Nagu ma tundsin kuidagi nii palju energiat, mis või nagu ma ei tea, kuidagi good vibes oli. Aga seda kõike varjutab ikkagi see fakt. Ja ma ei saa sellest üle, ma ei oska sellele kuidagi muud moodi läheneda. Ma lähen oma Joosipiga arsti juurde. Ja lihtsalt minu jaoks need on nii vaimselt kurnavad olukorrad, kuigi sa mõtled, et nagu sa lähed lihtsalt arsti juurde. Ja ikka, ma juba terve päeva mõtlesin sellele, praegu mõtlen sellele ja veel, mis on eriti halb on see, et ma pean olema valmis selleks, et homme võib-olla nad teevad talle ultraheli. Ja nad ütlesid, et ma peaksin tegema nii, et ta ei söö 12 tundi. Eks ma pidin praegu võtma kogu toidu eest ära ja lihtsalt lootma, et hommikul, kui ta ärkab, siis ta andestab mulle. Ja ta ei ole väga šokis. Ma ei tea, ühesõnaga, I feel so bad või nagu ma ei tea. Ma ise arvan, et tal on kõik hästi. Kui te küsite, miks ma temaga lähen, siis ma käisin temaga jaanuaris ja siis muidu olid kõik näitajad korras. Aga mingi põletiku näitaja oli natuke suurem. Aga see võis olla ka sellest, et mulle tundus, et tal hakkas tegema põletik, millele ma sain kohe jalule. Ehk siis arst arvas ka, et see on sellest, sest nagu muud näitajad olid kõik korrast. Ütleski, et nagu kui oleks mingi näitaja olnud veel, siis ta oleks hakanud mõtlema, et peaks mingit rohkem testi tegema. Aga, et olla 100% kindel, ta ütles, et võiksid tulla järelkontrolli. Lähme, teeme selle ära. Ma ise tunnen sisimas, et kõik on hästi. Sest nagu ta sööb, ta joob, ta vetsus, ta on energiline, ta magab. Nagu ta ei näe välja, nagu temaga oleks midagi halvasti. Nii et ma panustan sellele. Ma olin valmis reaalselt viimased 3 päeva sellega siin. Sest ma arvasin, et ma pean ikkagi selleks proovikesi siin võtma. Aga teate, kui väga vaja, ma viin selle kunagi järgi. Sest lihtsalt võimatu on saada kassilt. Kuidas sa ajastad selle nii, et sa lähed täpselt tema juurde siis, kui ta käib vetsus? No kuidas sa ajastad seda? Hingame kõik sisse ja välja ja loodame, et homme ma käin seal ruttu ära. Kõik on korras, et tagasi koju ja saame mõneks ajaks rahumajja. Ja veel üks pisik update. See Biodroga skincare, mis mul praegu on, see on mulle väga hästi mõjunud. Ma hakkan alles meiki vaha võtma, aga mul on praegu mega mõnus nahk,
ilma punnideta, see sõber ka siin on põhimõtteliselt juba läinud ja lihtsalt ma tunnen, et kõik on nii moist ja selline fresh. Nii et mina lähen nüüd magama ja siis räägime hommikul. Tere hommikust, käes on teisipäev ja see kavatootud päev on käes. Ma lähen Joosepiga arsti juurde ja parem oleks, et kõik on hästi ja ma ei lepi millegi muuga. Nii et lähme käime seal ruttu ära ja siis ma tulen tagasi koju, mul on aega kodus ennast rahulikult sättida, toimetada ja siis ma lähen mõtlen stuudios kavasi ja ma mõtlesin, et ma ühest kavast teeks väikse TikToki, kuidas ma kava mõtlen, sest et why not. Ja siis ma teen tööd ja õhtul ma lähen Diana workshopile. Diana, teate küll Dianat, eks ju. Ta on ju päris palju siin käinud Eestis nagu tegemas workshop'e ja viimased korrad on kõik olnud sellised, et ma ei ole saanud minna. Aga nüüd ma saan üle pika aja. I'm very excited. Nii et lähme teeme enne selle asja ära ja siis saab päevaga edasi minna. Aga vaadake, mu näo nahka. Asja ära, kaamerast tundub kõik palju nagu Aga ma tunnen, et mul ei ole enam põhimõtteliselt üldse arme alles. Võib-olla teile tundub siit, et megalt on, eks ju, aga minule ei tundu enam üldse. Ehk siis nagu... Kui tore. Tipsu, kõik on hästi. Me läheme ainult kontrolli. Ole nunja väll. No nii, tund pool hiljem me oleme Joosepiga jõudnud. Ootas, saad külli. Ühesõnaga, ei ole nagu halvasti, aga ta on ikkagi soolestikus mingi väike põletik. Et ma pean lihtsalt toidu välja vahetama hetkel. Ja ma sain igast soovitused. Küll, aga see oli veits traumeeriv kogemus, sellepärast, et talle tehti siis ultraheli ja ma ei ole selleks valmis, et ma ei tea, milline see välja läheb. Ma arvasin, mind ei ole seal. Ja siis me läksime koos sinna lõpuks. Alguses võetigi vereproovid, siis tuligi see, et okei, ikka on mingi näitaja. Lähme teeme ultraheli. Ja siis tal ajati ikka kõhu pealt ära karmale. Mega siia kasvas juba mega aeglaselt tagasi. Ja nüüd ajasid selle uuesti ära. Ja siis nüüd siia. Ma ei tea, kui kiiresti see veel kasvab. Ühesõnaga, ma pidin temast hoidma nagu kinni. Et ta oli nagu selili. Ja see oli nii keeruline, sest nagu ma ei taha teda panna sellistesse olukordadesse. Aga see oli Loki nii armas, kuidas ta vahepeal lihtsalt vaatas ise ka ekraani. Ja oli mingi, mis mu kõhus toimub? Veits nagu tunnen, nagu oleks mingi rasedaga kuskil seal kliinikus ja siis vaadatakse tema laps. Aga Joosep, sa olid nii tubli. Lihtsalt ma pean jälle tagasi tulema, ma ei jaksa enam. Okei, nüüd on see, et ma tulen paari kuu pärast tagasi, aga siiski see teadmine, ma pean ikka tagasi tulema. Nii et alustame lihtsalt siis sellest, et vahetame toidu välja. See osa minust, kes tahab asju alati lõpuni kasutada, on mingi, et ma pean oma toidu lõpuni kasutama, nii et ma üritan kuidagi nii teha, et ma hakkan nüüd vaikselt, sest kohe päeva pealt kõik vahetada välja on ka võib-olla drastiline, et ma ikkagi kasutan oma asjad ära, aga niimoodi vaheldumisi hakkan tooma sisse neid uusi sööke. Ja, okei, Joosep, lähme koju. Joosepil on kõht nii tühi, nii et ma lähen viinde ruttu sööma. Kas te tahate pulli teada või? Ma ei tea, kas mina olen valesti öelnud või kas kuskil on olnud valesti kirjas või mina tean valesti. Siin on kirjas, et Joosepi sünnipäev on 9. aprill. Joosepi sünnipäev on 10. aprill. Ja mul tegi küsimus, kas ma olen kõik need aastad arvanud, et Joosepi sünnipäev on 10. aprill. Ja see meenutab mulle, et minu arust ma mingi, et kuskil nägin ka, et oli 09.04, ma olin mingi mida. Nii et ma ei tea. I don't know. Ja ma täiega kartsin, et see summa tuleb ülisuur. Ma olin mingi, okei, üle 3 soti. No, see on minu jaoks juba suur, nagu arvestades ühte arsti käiku, eks ju. 150 eurot läks. See on okei. Ühesõnaga, ma hakkan siis nüüd vaatama, mis meil siin toiduvariantideks on. Ja siis lähme päevaga edasi. Nii, ma panin oma stationi püsti, ma hakkan kohe mõtlema. Mul oli esimene error ka siin juba. Ma jätsin mälukaardi koju, sest ma just monteerisin hommikul videosi. Nii et... Aga õnneks ma sain free flow'st. Nii et hakkame siis filma. No tere õhtust meie poolt. Kell on juba nii palju. See päevaka on tehtud.
Joosep, mis sa arvad, kuidas meil läks arsti juures? Kas läks hästi? Sa olid nii tubli. Olid nii tubli? Jaa, olid ju. Joosepil on nüüd siin kõhu all üks harvadeta piirkond ja reaalselt, kui ta enne istus mul siin nagu lõsutas, siis see nägi välja nagu ta oleks õllekas või õllekõht. Aga ta on nii tubli ja nagu ma pean olema väga õnnelik selle üle, et mul on selline kass, kes ei ole arstitädi nähes nagu mingi vaid ta nagu reaalselt, ma hakkasin naerma selle peale, et ta läks nagu nende arstide juurde, kui ta oli nagu maas kõndimas. Ja siis ta läks nende juurde, tegi oma peaga nende jala juurde, et nagu, kuidas mul nii vedanud on? Ma ei tea. Ja ma usun, et kogu see ultraheli asi oli ka tema jaoks väga uudne ja võib-olla traumeeriv veits, aga it's okay. Vähemalt nüüd meil on olemas siis diagnoos et soolestikus on põletik. Ma tellisin ära krõbinad. Ma tellisin mingid Hillsi krõbinad, Spetsiom, mis ongi nagu selle jaoks mõeldud. Ja nüüd siis, kui need jõuavad, teeme ühe korraliku kuuri. Workshopil oli väga mõnus. Mulle meeldib see, et iga kord, kui ma workshopil käin, ma tulen alati ära sealt sellise tundega, et ma tahan olla veel parem. Kõige parem motivaator on see, kui sa failid. Mitte, et ma oleks täna workshopil kuidagi moodi failinud, aga lihtsalt ma tunnen need hetked, kui sa milleski nagu eksid või failid, ma ei tea, kukud läbi, mis iganes. Minu arust see on palju suurem motivaator, et ma tahan olla veel parem versus see, kui sa tead, et sul on juba hästi ja sa teedki hästi. Siis nagu see nii-öelda, ma ei tea, ütleme aplaus või aitäh või nii, see on tore, aga see ei ole nii motiveeriv, kui on motiveeriv see, et sa failid. Ehk siis tegelikkuses ma mingil määral armastan neid nagu faile, ma ei oska eesti keeles rääkida seda, sest et need motiveerivad mind rohkem tegutsema. Ja nagu üks asi, mille ma olen natukene kaotanud endas, on see kogu venimise teekond, sest ma hetkel üldse ei venita, nagu ma olen sellest lahti lasknud, sest et minu jaoks oli väga demotiveeriv, et umbes 6 aega nagu rassisin selle venituse plaaniga ja iga päev venitasin ja tegin ja mässasin ja proovisin, et siis terve kuuga minna ühest jalast spagaadis 0,5 sentimeetrit kaugemale. Isegi mitte sentimeeter, vaid 0,5 sentimeetrit. Ja see ei motiveeri väga. Aga ma usun, et ma leian endas selle taaskord üles, et mitte võib-olla minna nii sinna sisse, et ma pean saama, ma ei tea, spagaadi, vaid lihtsalt ma tunnen, et ma tahaks näiteks oma alaselga rohkem venitada, et ta ei jääks mul nii kongus, aga see on kahjuks paratamatult osa minu keha loomusest, et ma ilmselt ei saa kunagi minna nagu käed ees, alla sirgiti jalgadega nii, et mul ei teki siia selja taha seda väikest kumerust. Mõnel inimesel, kui ta venitab alla, siis tal on reaalselt selg on täpselt jalgade vastas niimoodi. Jalad ja siis selg ja nad on nagu niimoodi. Aga ma arvan, et mul forever jääb siia selline kõnks. Ma ei tea, kas see meigib sensi. Ma lähen, võtan selle meigi maha. Täna on teisipäev, mis tähendab, et täna on minu näomaskipäev. Teen näomaski. Ja siis lähme magama. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev ja ma suundun hetkel ripsutesse. Ja siis lähme Free-Flow'sse, mul on seal eratund ja siis ma mõtlen kavasi edasi. Ja siis õhtul ma lähen Simona Hillsi ja ragatrenniga. Nii et täna on selline hästi tantsupäev. Ma olen siin majas ripsutes käinud, ma ei tea, päris mitte aasta vist, aga umbes. Ja esimest korda ma pean siit 7 kordsed alla vinduma, sest lihtsalt ei tööta. Või nagu ma ei tea, keegi hoiab neid seal all kinni. Erakas on tehtud ja nüüd mul on aega sutsu olla 2 tunni. Ja ma mõtlesin, et ma olen tubli ja võtangi see terve 2 tundi. Ja vaatan, palju ma jõuan teha. Mul on vaja commerciali ka üle vaadata, mida ma siis eile õppisin ja mõtlesin, et kas ma midagi tahaks muuta. Siis võtame ette stripikava. Õnneks tripiga on alati see lihtne, et ma mõtlen poole kava kaupa, et ma teen 1 nädala pool kava ja 2 nädala pool kava, mis on päris hea. Ja stripiga on seekord nii, et lambist meil tuli ükskord soojendusesse
Ride it, ride it. See peaks selle laulul. Ja kunagi ammu, minu Heelsi algusaastatel, ma tegin Kaisaga koos koreo sellele. Ja siis ma tegin seda kunagi commercialis 1 tund. Kaisa tuli ka ja siis me õpetasime, aga sellest minu kõige esimesel aastal. Ja nüüd ma tahaks seda kava nagu recreate ida niimoodi, et nagu, et see on minu oma ja nagu mingi uuem versioon sellest. Ja vaata, äkki ma saan Kaisa nõus, et tuleks teha pühapäev trenni ka, et see oleks nagu lõbus. Eeloleti jääb aega üle, et võtta ka 3. kava, ehk siis show hip-hopi kava. Ja seekord show hip-hopiga ma lähen all out, ma teen Beyoncé seda Deja Vu, Beyoncé Jay-Z Deja Vu'd. Ja sellist nagu live versiooni, ehk siis see on niuke full out, täielik commercial. Ehk siis wish me luck. Panen selle protsessi filma ja enjoy. Kõige armsamine, vaadake kui nunnu poisikene, minna siilikas, meil siin kõtu peal on ju. On, eks ju. Another day, another slay. Ma hoian oma luksumist tagasi praegu. Ma sain õhtul aru, et ma tegin täna 6 tundi trenni. See on crazy ju. Ma siin täna haudusin oh my god, ma ei saa see luksuna. Ma täna haudusin siin mõtet, et ma nagu low-key tahaks, mina endale kogu aeg tegevusi välja mõtlemas. Ma low-key tahaks kuidagi selle venitamise võtta ette ikkagi appi. Mitte niimoodi, et eesmärk on saada spagaat maha, vaid eesmärk on olla lihtsalt parem. Aga ma tahtsin öelda, et võtan meigi maha, aga ei, ma ei kandnud täna meiki, sest et minu näonahk lubab olla ilma veegita, sest et this is doing amazing. Nii et ma lihtsalt teen endale skincare ja lähen magama ja homme räägime uuesti. Tere hommikust, käes on neljapäev ja ma lähen pediküüri. Ma pean mõtlema niimoodi, et need küüned on mul ka Türgis. Nii et ma tahaks midagi sellist hästi suvist ja mõnnat, nii et vaatame, mis ma välja mõtlen. Ja siis ma lähen freeflosse. Mul pidi olema eratund see ära, aga ma pean mõtlema kava, mis mul eile pooleli. Nii et mõtleme seda, teeme tööd. Ja ma ei tea veel, kas ma lähen ühte trenni või mitte, sest me lähme täna Kaisaga piljardit mängima. Ma sain mingist kohast, äkki see oli mingi kooli playboxilt kuskilt, sain piljardi kinkekaardi. Ja nüüd me siis lähme Kaisaga mängima. Aga me lähme täpselt nii, et ma ei tea, kas ma lähen trenni või mitte. Nii et vaatame seda kõike jooksvalt. Jõudsin juba stuudiosse ja põhjus, miks ma rohkem ei filminud, on see, et mu telefon sai tühjaks. Ja ma vaevu sain niimoodi, et reaalselt ma tegin tund aega tööd hotspotiga ja järsku näitab mul 10% akut. Ja siis panin kohe kinni, ülejäänud istusin lihtsalt. Ja siis 5% oli akut jäänud ja ma panin nagu kõik kinni. Ta lihtsalt läks mingi 10, niimoodi läks jumala kiiresti. Ja siis ma oli 5% ja ma olin mingi, ma tahan kuidagi freeflossi jõuda ka. Ja siis ma sain auto võetud. Läksin auto sisse. Siia jõudes sai akut heaks ja ma olin mingi siis ma jooksin auto freefloss, et et lõpetada see sõit ära. Õnneks ma sain, aga nüüd ma pean ikkagi korraks ootama, et see telefon natuke läheb, et siis minna poodi, sest ma ostan veel süüa. Ühesõnaga, ma ei taha seda endale tunnistada, aga mu telefoni aku on väga-väga halb juba ja on aeg ikkagi see uus telefon nüüd mingil ajal ikkagi osta. See praegune telefon on 12 Pro ja see on 6 aastat vana. Ma ei kanna mingit akupankas ja asju ka kaasas. Ma natuke lükkan seda ostu veel edasi. Kui kellelgi on kogemusi oma uute iPhone'idega, siis mida te soovitate ja mida te ei soovita?
jätke mulle alla siia kommentaar või kirjutage mulle personaalselt. Ma väga tahaks teada, et kuhu suunas minna. Sest ja isegi kui ma käisin iPhone'i avamisele nii, ma tahaks teada nüüd teie arvamust, teie kogemust. Kas teile meeldib? Ükskõik milline. Noh, ilmselgelt mingi uuem, sest nagu vanemaid enam väga ei müüda. Väike update. Ma olen tegelikult vihane oma telefoni peale nüüd. Sest et ma olin tänu sellele, et mu telefon sai kohe tühjaks. Ma olin nii hajameelne, et ma jätsin oma koti pediküüri. Ja ma algselt arvasin, et ma jätsin selle Citybeesse, sest ma lõpetasin teiega see vlog ära. Noh, ma vlogin käsmale. Ja siis hakkan poodi minema, siis ma olen mingi, kus mu trennikott on? Ja ma juba mõtlesin, et keegi sõitis sellega minema. Ja ma paanitsesin. Ja siis ma läksin poodi samal ajal, siis ma olin vihane. Siis mul läks poes isu ära, of course, sest et nagu sa oled vihane ja sa oled mingi, what the fuck should I do? Ja siis sain teda, et see kott on ikka pediküüris. Aga nüüd ma ostsin ainult poest riisigalette, sest see oli ainuke asi, mis oli okei. Ma ütlen, see telefon tuleb välja vahetada, ei ole midagi. Ise teeb Pauli. Tantsusukad. Siis... Oota, kus sa ostsid tantsusukad? Camillast. Kõik ostavad sealt, okei. Siis täpselt samasugused püksid, nagu need mul on. Üks number suuremad, sest lihtsalt minu numbrid ei olnud. Ja kui need on mu lemmikud viikarid, siis... Ja need olid 15 eurot, algne hind 20 eurot. Kust poest? New Yorker. Siin on kõik peaaegu New Yorker, välja arvatud ühed püksid. Siis ma vaatasin, et H&M kott. Nii, siis ühed nagu väga oversized. Ma kujutan ette nagu midagi... Ilus Pepu on nendega kindlalt. Ja, need olid 14,99, algselt 25 eurot. Still. Nii. Siis siuke, ma ei tea, kas see on nagu spordibluus, ma ei tea, igatahes siuke open back. Ja siin on korvid sees. Ja dissipadjad ka sees. Oh my god, I need that. New Yorker. What? Mul on vaja seda. Mul on vaja minna. 8 eurot. Nii. Ma ostan selle. Sama. Nüüd on nagu tuleb siuke bluus, et nagu ma ei tea, kuhu ma sellega lähen, aga mul oli visioon. Okay. Aga see ei ole üldse nagu mina. Okei, K-pop. Ei, aga see on veits nagu, ma kujutan ette, mul on mingid... Tegelikult it's cute. Ja mingid kitanid on ja siis mingi cute, mingi seelik või nagu... Okei, it works. See on veits K-pop, aga veits on nagu klassi. Nagu siuke, et ma lähen kuskile nagu... Ta on siuke nuinu. Jaa, siuke Pariisi lähen. On ju? Ja see oli 7 eurot. 6,99. Mis soodukad seal New Yorkeris sul See on toimuvad? ebanormaalne. Ja viimaseks H&M-ist. Mustad teksad mul. I know. Mustad oversized teksad. What the hell? Pepu oli ja hind algselt olid 28 ja nüüd olid 18. Mida? Wow. Postimaja. Mis suurus on? 38. Ma proovin. Nii et... Ja ma ostan need nüüd sult ära. Midagi vist oli veel. Ei, kõik. Okei, nüüd vaadake mu varbaid ka, ma ei näidanud teile enne. Siin on mu varbad. Ja ma võtan need püksid jalast ära. Siia pole. Ühesõnaga tegin seekord rohelised, sest nagu reisiküüned, okei. Ja kuna mul obviously kotti ei ole, siis trenni ma teha ei saa. Seega, nii kahju. Pepu ei lähe siis jah. Ullala, mis siin kirjas on? Opatški, milline vaatepilt. Like a Wayne Well, thank you. See on nii hea. Kalkonisuslik. Ja veel süüa. Ma just lõpetasin oma juturga videot tegemise. See jäi nüüd laadima alla. Ja nüüd on aeg võtta kõik maha ja teha skincare'i. Ma teen täna talle näomaskiks siis seda biokollageeni maski. Piljardist rääkides, siis me mängisime lõpuks vist 4-5 mängu. Ja see oli niimoodi, et Kaisa sai küll rohkem palle sisse, aga
tal juhtus tihti see, et tal läks nagu must sisse. Ehk siis ma võitsin. Ja lõpuks oli nii, et äkki oli 3-1 lõpuks või? Midagi sellist 4-1. Ühesõnaga, ma ei tea, minu kasuks. Sest lihtsalt Kaisa küll lõi hästi palju sisse, aga ta lõi lõpuks neid mustaseid nagu rohkem. Nii et vot selline värk. Aga piljardit võiks täiega rohkem käia mängimas, see on väga lõbus. Aga teate, mis mind tegelikult häirib? No praegu siin seda maailma olukorda arvestades, eks ju, on kõigil siin raske ja üldse nagu see sõda ja värki. Ja mind nii häirib see, et nii tore on minu arust, et Eesti riik on pakkunud oma abikäe, et mingit davai, me sebime teile lennud tagasi, et proovime saada kõik eestlased nagu tagasi kodumaale. Ja siis on ikka neid inimesi kommentaariumitest, kes on mingi ise nad ronisid sinna, nüüd maksavad ise, mis nad on, ei ole siis nii rikkad, et saavad Dubais käia küll, aga siis ei saa maksta nagu umbes tagasi lennu eest. I am sorry, aga tõesti Dubai pole kõige odavam koht, kuhu minna, aga võib-olla mõne jaoks see oli reis, mille jaoks ta kogus, ma ei tea, 5 aastat või ma ei tea, 3 aastat või no ma ei tea, võib-olla liialdan, aga võib-olla see inimene kogus selle jaoks nii kaua, et ta sai nüüd lõpuks, ta tahtiski minna kuskile, mis ei ole mingi, ma ei tea, tavaline Euroopa riik, vaid kuskile kaugemale. Ja ta nägi nii palju vaeva, et sinna saada. Ja tal ei olegi seda lisa paari tonni, et maksta järsku nüüd tagasi lennu eest. Ja see on täiesti inimlik. Et me ei saa eeldada, et kui sa käid, ma ei tea, Dubais, siis sa oled rikas. Et nagu see, et Dubai on kallim riik, ei tähenda, et sinna võivad minna ainult rikkad inimesed. Oleme õnnelikud, et meie riik on üldse appi tulnud sellele, et aidata neid, kes sinna läksid ja jäid. You know. Aga teate, seda ma pean küll ütlema, et Hiiu pubis on bänger söök. Ma arvan, et ma olen alati selleks nagu pubitoidu girliks. Mulle väga meeldib pubitoit. Ja me võtsime kalkuni šašlõki ja see oli nii hea. Ma vist ei ole varem kalkunit söönud, ma andame. Ja see oli nii hea. Ja need friikad, need olid imelised reaalselt. Ma olin nii meeldivalt üllatunud. See on see näomask, kus mul ei pea olema suur nägu, kuna see on 2 osas. Issand, nagu jõuluvana. Amazing! Ühesõnaga, mina teen oma näomaski lõpuni ja lähen magama ja räägime homme. Well, hello! Käes on reede. Päike paistab ja nii ilus ilm on, et ma arvan, et ma täna jalutan Free Flow'sse. Vot, siin ma lähen praegu varem, kui ma peaks. Ma lähen mõtlema ikkagi oma hip-hopi kava, sest et kui ma seda praegu ei tee, siis ma olen sunnitud seda tegema pühapäeva õhtul peale strippi. Ja no, ega siis väga enam ei viitsi. Nii et lähme proovime teha nii palju ära, kui me saame. Ja siis meil on üks eratund ja siis ma tulen koju. Ja õhtul ma lähen siis Annabeli sünnipäevale ja see sünnipäeva teema on siis parukad. Ehk siis ma panen oma ühe blondi paruka, ma annan Beatrice'ile teise ja täna on meil siis sellised plaanid. Ma just lõpetasin. Ma praegu jätsin ta nii, nagu ta on. Mul see on kõik tehtud, aga ma ilmselt midagi muudan, aga ma jätan seal mingiks muuks päevaks, sest et minu vana vigastus lööb välja. Mu parema jala sääre tagus, reie tagus on nagu kinni või nagu ma tunnen, et seal on mingi pinge ja juba mitu päeva on tundnud, aga ma arvasin, et see läheb ära, aga see läinud ja see läks hullemaks. Ja nagu ma kõndisin siia, kõik oli fine, tegin soojenduse, kõik oli fine ja siis peale soojendust tundsin, et läks pingesse ja ma olen mingi. Ja nüüd ma hoidsin ennast veits tagasi ja praegu ka see inspiration oli kinni, nii et las ta jääda, ei hakka punnitama sellistel päevadel. Mul on ju aega veel selle kavaga tegeleda, nii et ja ootan nüüd siis oma eratundi. Yes. Nii, ma hakkan kohe varsti meiki tegema, aga ma ei tea, mis see jalg teeb, aga reaalselt ma üritasin anda eratundi või noh, me tegime soojendust ja mul oli soojendust nii valus teha. No ma ei tea, ma praegu natuke masseerisin seda, jätan ta rahule ja homme ei tee üldse mitte mingit trenni ja vaatame siis, mis pühapäeval toimub, sest nagu pühapäeval ma pean trenni andma. Väga fun. No, kui kaunid blondid mimmud. Ma näen välja nagu Poola prostituut. Meile meeldib. No nii palju juuksed. No nii.
Slay, sööge need alati. Mu brünett tuleb välja. Võta kripsu. Nagu ma ei tunne ennast mugav. see on mega hea. Kes see siitsi on? ma ei tea, mida teis on. Oh yeah! Kaua oodatud hetk. Oh my god. See asi on itchy. Töö oli väga tore. Läksime pärast suhtesse. Ja ma läksin selle pointiga, ma lihtsalt tahtsin ära näha, milline on uus suhe. Minu uus suhtepaar. Ja kus see asub. Nähtud minu jaoks, no mul kõik ütlesid, et tavaliselt ei ole nii packed. Aga see tänane oli ikka väga packed. Ja päris ebamugav oli ja päris palav oli. Ja ma ei tea, ma tunnen, et ma olen nagu väga palju kaugelenud sellest klubide kultuurist ja baaride kultuurist. Mulle lihtsalt ei meeldi. Mulle ei meeldi see, et inimesed ei oska juua, et neil puudub see space awareness, nad elavad kõigil otsas. Ühesõnaga, minu jaoks on ebameeldiv. Jah, nii et on aeg see meik maha võtta ja mul on mingi sõber siia tekkimas. Nii et ma pean tõst lahti saama. Tere hommikust, käes on laupäev. Mul on üle pika aja selline vaba laupäev. Ja see on olnud nii mõnus. Kell on juba, ma ei tea, 2. Võib-olla isegi 3, ma ei tea. Aga ma olen võtnud tänast päeva nii rahulikult. Vaadanud, oh my god, ma vaatasin seda Ameerika supermodellide seda dokumentaali, mis on Netflixis on, eks ju. See on täiesti haige. Kuidas, nagu, how did we miss this? Või nagu, kuidas need asjad juhtusid nii, et me lihtsalt nägime ja olime nagu, ma ei saa aru. Crazy. Mis mul täna plaanis on? Mitte midagi. Välja arvatud see, et ma lähen õhtul siis oma õe, siis oma sõbranna Kristeli ja siis meie kõigi kolme ühine tuttav, kes on minu korteriomanik, kellega ma olen koos töötanud, kes on mu sõbranna, ühesõnaga long story short, me lähme siis La Cucinasse. Ja La Cucina on siis Ormoja see restoran, kus kunagi oli La Bottega, kus töötasime mina, Kristel ja siis Kiina, kes on siis meie 4. liige. Ainukesena ei ole minu õde seal töötanud. Aga jah, me otsustasime, et on aeg sinna minna. Ma pole seal käinud pärast seda, kui ma La Bottegast ära tulin. Nii et exciting. Võt. Aga kuna mul on kõht juba praegu tühi ja on naljakas, ma ei saa aru, kas mul on pohmakas või mitte. Sest nagu ma jõin ainult eilest ära Barberi mulli. Ma vist ei olnud pisut vett. Nagu ma ei olnud purus ega mitte midagi, aga lihtsalt täna hommikul nagu, ma ei tea, naljakas. Aga ma teen üle pika aja sellist asja nagu pitsat. Ja ma mõtlesin, et ma teen hakklihapizzat. Panen paprikat ja värki. Nii et teeme koos pitsat. Oodake. Ikkagi kokale kohaselt väike põlleke ka ette. Nagu näha, ma pole seda põlle veel kordagi kasutanud, sest ma ei tee väga süüa. She's a wifey now, okay? Ühesõnaga, mis meil vaja on? Meil on vaja pitsapulbrit, või pitsapõhjapulbrit. Meil on vaja tomatit, paprika, see, mille peale kaamera toetab, ehk siis tomatipasta, hakkliha ja juust. Ma nüüd loodan, et Joosep ei saa aru, et ma teen süüa. Mida? Ta saab aru, et ma teen süüa, aga ma ei tohi ju talle praegu midagi anda, ehk siis ma loodan, et ta mõistab. Kui fun keset söömist, jehuu!
kui see päike siin, I love it. Aga vaadake, ma ei oska väga süüa teha, eks ju. Ma tegin väiksed valearvestused ka, sest ma ei ole nagu aastaid teinud ise pitsat. Ja no seda manti tuli nii palju, ma ei pannud tomateid lõpuks. Ma jätsingi ainult hakliha ja paprika ja juustu. Aga ma ei saa aru, see tainas nagu, ma arvasin, et tuleb terve plaadi peale, võib-olla olekski pidanud, aga nagu, ma ei tea. Reaalselt ma peaksin tegema eraldi seeria, kuidas Maarit kokkab, sest see on minu arust nagu funny, kuidas ma lihtsalt ei oska süüa teha. Ma üritan teha nagu, et ma oskan, aga ma tegelikult ei oska. Kõik ei peagi oskama, siin ilus, okei? Kuulge, see näeb ikka päris hea välja. Njam. Ma isiklikult arvan, et pitsaga ei saa väga mööda panna. Aga proovime. Bänger. Ma olen saanud omadega valmis. Mul on minu Junior Eurovisiooni kleidikene või noh, üks kostüüm. Ja lähme nüüd siis aga sööma. Ei, meil ei ole kellelegi juurde valatud. Ei, meil ei ta valas nagu see... Mis üle jäi? Hommikust käes on pühapäev. Täna on naistepäev, nii et head naistepäeva tagant järgi teile kõigile. Minul on täna trennidepäev, commercial ja strip. Ja nüüd, kui ma mõtlema hakkan, siis mis oleks parem viis, kuidas tähistada naistepäeva, kui mitte see, et ma lähen tantsima oma õpilastega ja et lihtsalt me having fun ja et meil on tore ja me saame lihtsalt tähistada seda päeva kõik koos. Teate, mis on hea tunne? Iga aasta see esimene päev, kus sa ei pane enam oma talvejopet ja sa ei pane ka enam oma talvesaapaid jalga. Ja see tunne iga aasta on nii hea. Nii et kevad on kohal. Well, hello! Vaadake, milline sõber mul siin oli. Ma olen nii väsinud trennidest. Aga see oli nii tore naistepäev ja ma enam ei kujutaks ette, kuidas muud moodi seda naistepäeva veeta, kui mitte naiste seltsis. You know, et selles mõttes see oli nii tore päev ja nii palju tantsu ja I was feeling it. Ja ma nüüd tegelikult mõtlesingi siin selle vlogi kokku võtta, sest ma tahan Aleppo sööpi tegema minna ja teen ruttu selle lõpetamise ära. Ühesõnaga, selline oli minu vlogikene. Ma loodan, et sulle meeldis. Ära unusta sellele videole panna like, subscribe mu kanalit. Kui sa tahad, siis võid jätta alla kommentaari. Mulle väga meeldib neid kommentaare lugeda. Ma nüüd äkki järgmine või midagi filmin Q&A videot ja mulle tuli nii palju põnevaid küsimusi, et ma juba ootan, et teie käest videot jagada. See tuleb natuke juicy ka, nii et pange vaim valmis. Aga ma ei tea, millal see Q&A video tuleb. Nii et võib-olla saate veel ühe vlogi siia vahele. We'll see. Järgmine nädal ma otsustasin ka vlogida. Kohe ütlen teile, mis järgmine nädal toimub. Ma lähen füsio juurde tagasi. Vaatame, kuidas minu vigastus elab. Siis me saame Simona ja Kritiga kokku. Me maalime neid küünlaid või noh, jah, maalime. Ma ei tea. Ühesõnaga, et maalime küünalde peale. Siis mul on minu viimane näohooldus oma tehnikuga või kosmeetikuga nii-öelda. Ja siis ta lõpetab ära. Nii et võtame viimast sellest. Ma lähen naistearsti juurde. Sellest räägime järgmises vlogis. Siis mul on 2 suurt koosolekut tulemas. Üks koostöökoosolek ja siis teine minu sünnipäevakoosolek. Nii et sellest räägime ka järgmises vlogis, et saate natuke aimu, kui suurelt ma selle ette võtan ja siis mul tuleb üks UV-show üle pika aja. Ma lähen jälle sünnipäevale. Ühesõnaga ikka toimub asju, nii et ma mõtlesingi, et why not ikkagi vlogida. Ma siinkohal tõmban selle vlogi kokku. Aitäh kõigile, et te vaatasite ja ma loodan, et teil oli tore ja põnev ja näeme juba järgmises videos. Bye!